Minu elude number on 7 ja tuntud inimestest on elude number olnud 7 ka Marilyn Monroe'l. Ma natuke tunnen, et me oleme sama hing ja selle tõttu mul on kogu aeg kaasas see rest, et kohe kui tunne tuleb, siis ma viskan ta maha ja ops! Ma sain teada, et kui keegi ütleb mulle, ma olen kloun, siis on täiesti okei, sest ma olen sündinud kloun. Ma sain teada siis, et 11, number 11 on üks kõige raskemaid vibratsioone ja selleks ma pean kogu aeg hästi kõrget taset hoidma. Ma sain teada, et ma ei peaks olema nii enesekriitiline ja teistel peaksin alati abi pakkudes abi vastu võtma. Ja lisaks pidi mul ka korvpallis helge tulevik tulema. Mina tahaksin tänada Riinimandat, sest ma sain teada, et olen, ja ma täitsa usun, et nii oli ka, et on loodud pigem nagu inimesi domineerima ja neid allutama oma tahtele. Ning et mind lööb väga rivist välja, kui see ei ole nii. Ja ma tean, et kui ma olin väiksem, kuskil ütleme 12-13 ja nii edasi, siis tihtipeale nii elus käiski. Et kui mina ei saanud teistele dikteerida, kuidas asjad käivad, siis see lükkas mu väga rivist välja. Aga aastad siin on mulle, ma arvan, et on teinud minul reaalse kannapöörde, õpetanud täiesti vastupidiselt inimestega arvestama ja aru saama, et kui sa teistega koos rõõmsalt asju ajad ja proovid kõigest südamest arvestada, kuidas nemad maailma näevad ja sellest lähtuvalt nendega käituda, siis saab elust palju suurem lill. Aga sain ka teada ikkagi seda, et ma olen väga hea juht. Seega. Ma sain teada, et mulle meeldib elada ohtliku elu. Ära jookse kääridega! Mina sain teada, et usk on parim eneseväljendusviis, mistõttu siin ma olen ja siia, kui ma jään. 9 tähistab isetust ja kaastunnet. Haaratud armastuses kõige vastu tahab ta oma energiat rakendada üleüldiseks teenimiseks. Ta esindab ebaisekat ellusuhtumist, suuremeelset, heasoovlikku ja kannatlikku. See on kunstnik ja mõtleja, kes on tsükli eelmistel astmetel oma oskusi arendanud ning valmis nüüd oma teadmisi kogu ülejäänud maailmaga jagama.